Palivere sinine rada. Reklaamiminutid. European Birdies. Metallist European Birdies igal pool lihtsalt epic värk, noh. Ebareaalselt hea kott lihtsalt. Konopiastest terve aeg tassis mind lihtsalt nagu maailma parim kott lihtsalt. Kui kott on liiga kerge, siis pane metallist minid, et siis oleks natukene raske. No ikka. Ja see on muidugi veits nagu, ma pole sellega veel ära ründ, aga küll jõuab. Palivere sinine, back 9, front 9 Kristi kanalil, nagu no mitte nagu ikka, aga nagu eelmine kord. Oleme siin natuke häid viskeid teinud, oleme natuke halbu viskeid teinud. Nüüd teeme Kristi lubas backhandis puttima hakata. Mitte ainult praivima ka. Et hakkame siin toimetama ja vaatame üle, mis see Palivere kujutab siis endast. Mulle meeldib rada. Isegi niisugused underrated lemmikuid ja karikas on siin tulemas, nii et jõuad veel kirja panna ja tulla siin madistama siin teiste amatöörmängijatega. Ja hakkame minema siis. Back 9. Let's go! 10. korv, 99 meetrit, par 3 otse ja enne seda 60 tahaks paremale keeleta. Pigem loogiline joon, fore joon, flatis, mina viskan Iceris välja, tõmbab sirks, siis hakkab feidima. Backhandiga oleks niisugune sujuvalt üleminev. Ideaalis mina tahaks seda putteriga, et ta liiguks sinna ja siis läheks sujuvalt üle. Vaatame, kuidas jutt on ilus ja kõik loogiline on ja. Aga vaatame, mis välja tuleb siis. Crave 99 muidugi palju selle jaoks, aga nagu Grace tunduks juba nagu ka nagu liiga palju selle jaoks. Okei. Tule nüüd. Ja nii. Jälle mina tšinksin ära lihtsalt. See oli päris hea. Tehke niimoodi. Nii, ja siinusega siis ma panen kergkanuka talle peale, et ta nagu hakkaks minema. Ja siis ta võiks lõpuni hoida. Jälle natukene vasakule läheb, aga nagu lend oli täpselt see, natuke vasakule lasid lahti lihtsalt. Mis see juhend oli, et Crave ja eestkäsi? Jaa. No nii, Crave'i battle. See on mingi uus mingi asi vist. Okei. Kuule, not too shabby ju. Ol päris see jah, nagu minule, et Iceris püsti, aga nagu. Ja, vaat jah, ma jõidsi jonni teele oma tehnikule, aga... Lendas õiges suunas, jäi fairway peale, mis veel tahad? Tulemus oli kõik ise oli halb ja topsi, ainult topsi. Aga ma proovin backariga ka selle, mul tundub, et ma selle kotti endale panema. Oi, see on megana. Ma arvan, et ta võitles veel natuke sealt, see joon oli väga hea. Nii et ei pea kuulama mind, et putriga võid vabalt T3 ka võtta ja virutada sinna lihtsalt. Kuidas kellelgi mugav. Oi, hea katse. No. Kes Frontnine'i lõppu vaatas, siis ma just rääkisin seda, et nagu ma enam ei ole enda heade visete üle nii imestunud, aga noh, ma ütleks, et selle viske üle ma olin väga imestunud. Nii et, aga noh, oli põhjus ka, kui seda okse poleks ka, siis oleks lapsee pargitud on ja. Et vaatame, kas siit ära ka puutib. No ma puutin ära. Lihtne. Natuke hirmus oli, aga sees oli. See juba hakkas tulema välja. Loodusmõõtus. Päris head on nad. Vitamiinid. Saab proovida või? Nii, korv 11-83 meetrit. Heksiga backarit või Grave'iga fore?
nina on tõesti väga üleval. Nina täitsa üleval, jah. Nojah. Muidu oleks väga hea olnud. No mina siin pigem tagant kätte ei viskaks. Ise. Kuna 83, siis ma saan hakkama. Mul on 2 suspe, A5. See on niuke lahem, seda ma viskan aiselis püsti. Flipib sirgeks, läheb sirgelt. Ja midar olekski, no ideaalis ma tahaks alati visata niisugusel midarit, sest siis ta nagu ei skipi kuskile või midagi, et ground action on tunduvalt lihtsalt parem. Huh. 83. Viskame kõvemini siis. See on natukene stabiilsem. A5. Natukene parem oli ka. Natuke usaldusväärsem play isegi. Ma proovin ka korra veel, ma proovin tiitsuuriga. Mitte nagu sappi panna. Väga palju parem. Nii, kui eelmisel vähel tuli niuke 93 fairway'ga, siis midariga vist ikkagi 83 välja ei viska ikkagi. Aga samas võistlustel tuleb veits tutsu juurde, nii et võistlustel viskaks vabalt välja. Aga siit siis on vaja sisse visata jälle. Oih, see teine oli korralik kaalikas. Lebo. Jehuu! Jehuu! Sees on sees. Rada 12, 68 meetrit. Siin on väga palju lagedam kui varem oli, ehk siis paremalt poolt on palju rohkem ruumi mängides. Meil on vastu ja vasakult ja igalt poolt tuul. Ehk siis ma proovin kloori ja kukiga backerit, ma arvan. Seda ma kartsin. Punasel rajal oleks päris hea drive juba. Proovime kukiga ka. Aiserit on vaja panna. Jah. No. Juba potentsiaalikam. No jah, oleks pidanud sama viske tegema klooriga. No natukene jah, vistime paremale puu peale ja siis meil tuul tulebki vasakult pigem. Forega viskad, siis ta jääb nagu veits lükkama, ehk siis peadki seda ära kasutama. Viskad sinna vasakule, sinna ka mingi puu seal on. Sinna puu peale ja siis haiseri, siis ta sealt lükkab korje poole teda. Solid. Ja backeriga siis, backeriga on isegi selles mõttes lihtsam, et nagu kui sa, backeriga pigem tahaks sirgemalt minna, Jussiga ma nagu just tahaks laiemalt minna, aga see puu natukene veits häirib mind, aga võtad kange kette ja siis mängid tuulele vastu, see on natuke lihtsam ikkagi. See on nagu täpselt nii nagu võiks. Aga okei, see oli väga kena. Jah. Kristi räägib tõtt. Aga nagu kui sa nüüd mõtled, kui raske see vise on, sa pead nurka ideaalselt tabama vaata. Kui sa natukene palju paned, oled maas rolleris, kui natukene vähe paned, oled vasakul metsas. Et lihtsam vise on kindlasti haiser. Jah. Aga kange kettaga haiser kõvasti viskad sinna metsa suunda ja täpselt niuke kettas, mis keelab enne metsare. No, sest kõik arvestad teavad, milline see ketas on, mis täpselt enne puudele keerab. Jah. No võtad kõige kiirema driver ja viskad kõvasti. 68 meetrit. Kuki oli lühem, kui ma arvasin, aga samas ei olnud nii sisse feidnud, kui ma arvasin, et proovime normaalse putiga pääseks teha. Nice try. Nice try, bad change.
nii, ma mängin seda esimest, see on natuke keerulisem putt. Saab harjutada. No on chains, noh. Mis mõttes, noh? Teine oli ka chains. par 4, 186 meetrit. Tundub, et saab virutama hakata, aga no reaalsus on see, et suht tugev vastutuul on, et siin pole mõtet nagu väga hullama minna. Võtad kange ketta, viskad sinna paremale puude peale, haisutab sinna platsi peale, platsi pealt saad teha järgmise viske. Ja on jah, et pigem vältida lahjakatast, et muidu viskad sinna kuskile võssi või siis on sealt väga halb läheneda. Ma näitan ette kohe selle. Ma siis näitan selle mõistliku play, et kange kettaga haiser sinna. Okei, see on see mu tavapärane viga siin. Noh. Jah. Oi. Näitame selle kange kettaga siis. No täpselt nii võiks olla, natukene need okseriivakad võiks ära jäävad ette. Aga jah, sinna ja siis enne keeleb ära. Kreis. Natuke kangem versioon kui teine. Kange kreis. Kange kreis. Mina ei saanud nii õhku, see oli tuul. Platsi peal vähemalt. Ei ole kuskil võsas. Haiseri pead ära õppima. Lahjem kreis. Jah, võib-olla pro tipp ongi minna madalalt, nagu tuul mõjutab vähem tavaliselt. Ma panin meelega nii madalalt, jah, sellepärast, et Rasmus saaks öelda seda. Jah. Videoõpetuse eesmärgil. Vastutuul on päris jõhker, ikka rannapiga teha ei saa, kuna siin on mingisugune väga konarlik maa, aga proovime selle kangema kreisiga edasi panna. Ai kui hea. No super. Sealt näed korvi juba. Ma siis tulin siia tuulevarju, aga siit midagi teha ei ole võimalik, nii et on vaja visata platsi peale. Ja no natukene võib-olla saaksid, aga kui sa viskad siit annuka, siis tuul surub teda alla ja pole väga mõtet visata. Natukene sinna ja sealt saab haiseriga korvi alla visata juba. Võib-olla seda ka kaaluda, kui sa välja viskad, et üritada kuskile niukse koha peale, kus on vähe parem maapind, et siin tundub päris hea, seal kus Kristi viskas, seal oli mingi põllumaa või millest. Aga korv on sealt, keerab sinna vasakule sisse enne puid ja nüüd on muidugi tuul kadunud, aga viskame ikka sellega Firebird. No äkki on jah. Pikk. Aga Kristi ei tea, kui hea putt mul on. Viskaksin oma pergi, aga kuna mu perg on seal kuskil 10. raja kõrval põõsas, siis verdikt. Jah, ma mõtlesin, kas backer oli parega, aga ma ikka lähen backeriga. Pergi oleks vaja olnud ikka. Ma lootsin, et tuul teeb rohkem oma tööd. Nii tuli ikka ise. No, tuul on päris võimas ka. Pergi oleks vaja ikka. Pergi oleks vaja, oleks peanud ikka järgine. Tahad ma laenen või? No. Mul nüüd tuli meelde, et mul on ka pergi. Ei, vaat ei ole, nagu nii. Ei, aga vaata, kui hea see on. Tunduvalt parem kui verdikt. Pane pergiga. Tõesti.
asi on minu pergis vist. Jep, mitte minus. No nii, ideaalne koht, mees on kadunud. Saame siit põlve pealt. Kuna konas sai üks mööda pandud põlve pealt, siis vaja harjutada. Vaata, olemas. 114, 102 meetrit alla mäge ja väga tugev vastutuul, nii et suht sama gameplay on nagu esimesel rajal siin oli. Kange, ballista paremale. Seal on muidugi see üks puu ees, aga... See üks puu tundub nükke, et see püüab kõik jätta kinni. Jah, ma ei ole isegi kindel, et ma täna sinna välja viskan, et vaatab. Inimesed, äkki nad leiavad mu pergi üles. Tuleb. Saigi selle sama puu. Mahtava. Ikka see, et kätte selle, jah. Mul on nüke nagu tuulele nagu vastu mängida oleks nagu mõistlik, aga jah, see puu on täpselt nii kümpis, et nagu äkki viskan mööda sellest puust nagu sinna paremale poole. Ikka sinna puusse või läheb puualt läbi. Okei, niimoodi võib ju puudest just. See tundub siit nagu see puu oleks mingi 40 meetrit lähemal kui korv. Sa see puuoks ja pargitud. Sa ei tahtnud puu oksas kipiga visata? Seekord mitte, aga järgmine kord siis tean. Aus ranna. Vastu tuule. Elu on juba kord siuke. Kõrgus oli hea. Veel parem. Siin juba oli seda committi, mis ma just tahtsin öelda, et seda ei olnud seal. Nagu... Ma ei tea, mul täna kuidagi nagu ranne läheb kuidagi nagu sinna, mitte ei jää korvi peale. Aga noh, niimoodi on natuke lihtsam. Jah, sest et siit saab veel mööda putuda korra. Aga jah, kui tuult ei ole, siis ta on lihtsam rada kindlasti. Siis saab mingi putter või midagi sirvib ka tulla, aga muidu see oks jääb selle suht ette. Üle selle nagu mingi kangega spaiki võib-olla. No samas see vajab veel siis oget, et spaiki panna üle selle, ma arvan. Driveriga. 15 rada, par 3, 68 meetrit, mängib alla mäge kõvasti. OB on ka olemas. Põhimõtteliselt. Aga point oleks siis see, mina mängin alati seda nagu Spike Riser'iga, et viskan sinna ja siis kukub alla. Okei, ma proovin ühe backcar'i sealt üle puude ja proovime forega siis siit minna. No see ei kindlalt välja lennanud. Proovime sealt üle puuga. No pigem oleks näinud forega ka mingi fairway'ga. See ka ei tööta, nii et ma ei tea, niisuguse tuulega pure midagi sirgelt visata on ka väga keeruline. Et pigem mina näen, et siin forejoon on minule kõige loogilisem. Vaata, millega risti üllatab. Ma ei tea ise ka, nagu millega ma üllatab. Ma vaatasin, Rasmus üritas sealt üle puude minna. Siis ma mõtlesin, et äkki läheks nagu sealt põõsaste ja puude vahelt. Aga see tundub väga riskiplay, aga samas nagu kõik muu tundub ka riskini. Mul tuli üks mõte veel. Nagu mõtled slammeri ja viskad madalalt sirgelt peale. Ja see oli mu teine mõte, mida proovida teha. Mitte küll slammeriga. Ma isegi ei tea, miks ma seda Icerit siin kangutan. Aga ma ikkagi proovin seda, mida Rasmus ütles, et ära tee, saab otsima minna sinna. Aga ma proovin panna siis sealt nagu postist paremalt ühtedest okstest ülevalt ja teistest okstest alt ja lootu parimat.
No, tuul tõstis. Päris see polnud vist, aga ei olnud paha, vist see jäi sisse äkki. No kui tuul oleks ta läinud otseselt edasi, siis isegi suht okei olnud. Ja siis teine võimalus, ma kardan muidugi verdikt läheb pikaks, aga... Miks mulle see enda teine play meeldiski oligi see, et ma sain visatada teda kõvasti ja ma teadsin, et ta pikaks ei lähe. Ja ma sain teda visata madalamale, et tuul teda ei töötaks nii palju. Kui mu perg alles oleks, ma prooviksin ilmselt pergiga panna, sest ma arvan, et verdikt läheb pikaks. Pigem nükke pergil enda välja on. No vaatab, aga äkki on safe vähemalt, sest et nagu pigem safe ja lühike kui... Parran jah. Niimoodi muidugi ei lenda välja. Ei, purega ei. No ei, purega jah. Et siis? No pigem ei. No mu juss polnud ka isegi kõige hullem. No ütleme, et on safe. Et jõudis isegi putile. Ui, pekki. Mida? No, liiga lihtne loda, et pöördisi võtta. Aga eks me ise mängisime seda natuke keeruliseks ka ikkagi. No okei. Tuul mängis keeruliseks selle mõttes. Ja okei, tuul mängis keeruliseks, jah. Kord 16, 86 meetrit üles mäge OB paremal. Ma pole suht ammu saanud oma Saint Broad ja Brave'i visata, nii et see tundub nagu hea koht. Võiks viimase 3 rajaga saada mingisugused head visked ka kirja korraks. Saab highlight reeli vähemalt teha. Flippa, oi mahtava. Mahtava heitto, highlight reel. Olemas. Nii. Mina viskaks putterit siinust jälle. Mingid head viskamisputterit, muud polegi midagi, ma kõvasti saaks visata. Siinus läheb siis haiserist välja ja siis kõrgust anda talle. Aga haiser jääb peale talle kogu aeg. Sealt see putte veel. Ma eile panin ühe niuks ära. Vaatame, kas täna ka oleme. Oota, katse 2. On. Ei. Ai. Väga halvasti ei tasu visata, sest muidu oled seal kuristikus. Seal ei ole ka väga hea, ma arvan. Ja OBS ka ei ole hea, hea. See on suht decent, kui putid oskad. See on suht aus juba. Let's go. Näed, isegi galerii tegi seal plaksu. Rahvas läheb hulluks juba. On meil käes 17 rada, par 369 meetrit. Korv jääb sinna päris palju paremale sisse. Forega haiser. Midariga. Natuke liiga palju haiserit. Aga võib-olla jõudis ikkagi. Või siis backhandiga mingi aegsame kättega nüke annuka turnover. See meeldis rohkem. Ja nii lihtne ongi. Kristi Vatšukott. T-Tour. Euroopa Discgolfi festival 17–20 juuli. Kuu lõpuni on odavamad piletid. Lihtsalt õhku, aga midagi muud ei toimunud. Aga tegelikult ma arvan, et ma oleks nagu niisid pigem seda parem mänginud. Ma ei tea, kas tänasel päeval? Grave. 69 meetrit Grave'iga. Pane Grave'iga. Sa pead haiserit harjutama. Sa ei näinud viimati, kui ma seda viskasin, siis ma tõmbasin full haiserist. No aga selle kettaga peab tulema haiser välja. No kaunis. No oleme vaatama. Sa võid verdiktiga ka panna, et ma saan öelda, et mul on liigus. Hoopis teist asja.
No. Kaasust solid. No, hakkab tulema, hakkab tulema. Ringi lõpus tuleb ära Hästi. mõni hea ise. Oi. Oota, üks veel. Au speed. Kenasti lendasid. Järgmine oleks sisse läinud. Aga meil siit tuli üks õpetussõna või mõnelt mul tuli, et ei tasu rada pimedalt mängida, sest mina arvasin, et korv on seal, kus kaamera on. Tegelikult korv on nüüd kaugemal, et ärge tee pimedalt mängiga, seepärast. Kui sa tead sõpra, kes tuleb mängima, siis saad talle see video, et ta ei mängiks pimedalt. Aga mul siin pole midagi teha. Ühte asja on teha. Skuuber. See on. Ai. See on. Oi. Neid ellu või? Jäin ellu. Apsi. Kott seljast tuleb nagu kulda. Ma hakkangi ainult edaspidi kotiga putlema. Oi, viimase panin mööda. See purekott on nii mugav lihtsalt, et ei peagi ära võtma seljast. Selle ma nüüd lõikan küll välja. Nii, 18, 60 meetrit Saarekas, Hasard, pure. Pika jutu tüdrukule. Kuule, kaunis kena. Ei, see on ilus. Sealt puutid ära ka ilusti. 18 ära, paar 3, 60 meetrit. 68, ei ole 60. Vaatab Bergiga. Bergi maksdistants 60. Nii et Tops. Lubab. Pikaks. Sa pead ümber kalkuleerima oma maksdistantsi. Selles mõttes, et see korv on lühem kui 60. Eisran tuleb nüüd. Kaudselt panemegi esimesse bussi. Okei, lubab. Päris aus. Liiga kõrge. Ma panen ka siis ühe rahvale. No. Kurat, see nüüd Saimoni tunneli või? Puutivõistlused, mina olen OB-s. Aina Hasardis. Kus see saar on üldse? 6 meetrit telliskivid. Telliskivid, okei. Oi. Kui hea. Oi. Ma olen ees, See oli ma parem. loodan, et ma olen ees ja keegi ei tea, et siis sa läksid. Ma mõtlesin, et nii. sealt puutivõistlust teed muga. Okei, ma teen jälle niimoodi, äkki läheb paremini. No ringi lõpus ikka saab käima. Suht tihe levimine meil putivõistlustel. Palju neid ei olnud, aga nagu midagi tuli. Milline see Palliveere rada meil oli. Natuke tuult puhus, natuke oli häid viskeid, natuke oli halbu viskeid. Sääski ei olnud väga palju. Sääski on, üks lendas ninna vahepeal. Liblikaid oli, loodus on lahe, rada on lahe, mägi on lahe. Et ma ei teagi, mis veel takistab teil siin kirja panemast. Et pange kirja ja tulge mängima. Jah. Kuidas sulle meeldis rada? Väga tore rada on. Ma ütleks, et nagu suhteliselt harrastajasõbralik on. Et okei, et kui sa lähed nagu fairwaylt välja, siis on radasid, kus ta nagu rohkem karistab, aga samas on ka nagu siukseid avatud radasid. Et siuke mõnus, siuke semimetsakas. Need määrajad on siuksed nagu väljakutsuvad veits, eriti kui siuke tuul on nagu täna on. Aga väga mõnus rada on tõesti, kui viitsiks sõita nii kaugele, siis käiks ilmselt tihemini. Aga jah, tulge kõik karikasarja mängima ja siis tulge kõik Euroopa Discgolfi festivalil ka, veel kord promo. Ja siis kõikide Rasmuse subscriberite vahel loosime välja nädala aja pärast 2 Euroopa Discgolfi festivali 4 päeva passi.
mis nüüd juhtus siin just. Üllatus. Aga Kristi kutsus siin teisi karikale, et mina kutsun siis Kristi karikale, et karikas on tulemas. Kahjuks on jah, see Pro ja AM on samal ajal, aga nagu Kõrvem ootab meid. No me peame minema practice round enne filmi, me vaatame, kui selle tuleb. Kõrvem ootab meid. Nii et sellele practice roundile tõmbame siis otsa alla ja tore, et vaatasite. Ja subscribe'ige ja minge vaadake minu kontol Frontnine'i ka ja mis nad tegema peavad? Subscriberite vahel või? Ja pange mingi kommentaar, kelle te kaasa võtate või sõbra nimi või? Ja, näiteks. Ehk siis nüüd on küll hetk, kus panna subscribe, bell notification ka, see annab ekstra punkte. Ja pange kommentaari sõbra nimi, kellega sa tuled Euroopa Discgolfi festivalile. Mind vaatava. Täpselt, Rasmus on ka meil ikkagi eliittaseme mängija Eestis ja saab näidata, mida ta oskab majoril. Nii et, you know what to do, just do it ja davai. Ja Discgolfi, tšau.